koolitusel ma sain aru, miks ma teen seda töö, mis ma teen, et sa nagu avasid iseennast mingites olukordades, miks ma sellist asja olen teinud, kas ma tegin õieti või valesti. Võib-olla varem sa ei mõtle selle peale, aga see ongi see koolitus nagu paneb mõtlemises selliste asjade peale. Õudselt kihvt oli see, et sa andis endale hästi palju julgust juurde ja töö juures oli kohe mõnusalt pärast ka. Kui sa tunned tõesti motivatsiooni puudumatust, et sul ei ole motivatsiooni mitte midagi teha, et sa käid tööl lihtsalt sellepärast näiteks raha teenida. Et siis tihtipeale tekib selline trots, et miks ma käin tööl? Aga tegelikult see koolitus selgitab, ta annab sulle selle, et tee omale see töökeskkond või see töö, et tee omale see lõbusaks. Sain aru, et see otseselt, kui palju ma ise pingutan, kui ma ise olen, sellest lõpuks see, kui palju ma palka saan ja et minul on tegelikult väga suur roll kogu selle süsteemi toimimises. Et kui ma enne punastes jooksin minema midagi taharuumi tegema, et jumala eest mitte inimestega suhelda, sest nüüd ma lausa naudin seda. Näiteks kui klient tuleb meie restorani, et minna tunneks kohe seda, mida klient tahaks saada. Mitte niimoodi, et klient ise ütleb mulle, et mina ise pakun temale. Kas mis iganes vaid pole, kas luua lüüa, et mina tunneks, mida tema tahab saada kohe. Tiimitunnetus ja see on ka nagu lõi inimesi veel lähedasemaks ja kursus kindlasti. Ja kõik on tänu sellele, et nad käisid seal koolitusel, siis ma näen, et inimesed on nagu, nad naeratavad. Klienditeenijad kõik naeratavad palju rohkem. Nii suhtlevad klientid, kõigile rõõmsad näotas, varem küll ei olnud sihukest asja. Aga jah, peale seda oli kindlasti märgatav näha. Müügitulemust olid ka tundus nagu paremad, sest kõik hakkas kohe soovitama igast asja juurde. Kui sa ise oled positiivne, see positiivsus kiirgab sulle teiste pealt kohe tagasi. Et kui sa oled julge ja julged teha seda lisamüüki, et tutvustada klientidele erinevaid asju, mida sa võib-olla muidu ei teeks. Et nad on umbes 80% rohkem, ma arvan, valmis seda asju ostma. Väga palju uusi ideid sain tegelikult. Isegi sihukese asju, millest mul polnud enne aimugi, et sihukese asju kasutada restoranis. Ja mida ma ka tegin, et kliendidel kõik alati läheb kõik. Sihukesed hallid hiirekesed, kes näiteks just lõunasel ajal, kui inimesed tulid sööma kiiret lõunat ja puttu kontorisse naasta, siis hakati ka neile rohkem müüma. Et kui varem võib-olla lihtsalt võeti see taldrik eest ära ja inimene tuli pärast maksma ja sellega see piirdus. Inimesed hakkasid kulgema, pakkuma ka pärast lõunat kohvi ja sinna kohvi kõrvale miks mitte ka desserti ja inimesed kasutasid seda võimalust. Et see oli ja see toimib siiamaani. Tulin järgmine päev tööle, kohe pärast koolitust ja ma tegin 8 lisamüüki, sest julgus minust tahtis täiega välja tulla. Kuna ma ennem ei julgenud, nüüd ma teadsin, mul oli see süst täiega sees, ma pean olema enesekindel ja kui ma olen enesekindel, ma müün rohkem. Ja ma tegin 8 lisamüüki pärast seda koolitust. Palju sa ennem tegid? Ennem ma ei teinudki. Ta tegi mul tööalased ülesanded, tegi mulle loomulikumaks. See ei olnud enam kohustus, et kõik tundus nii sujuvalt, asjad liiguvad nagu iseenesest. Enam ei ole selles, et ma teen kuidagi selle asja ära, et alati tänan 100% enda maksimumi. Kuna kui ise annab maksimumi, siis on võimalus, et keegi tulevikus tahab töökaaslasest ka maksimumi anda, et ta on ise nagu teistele eeskujuks. Ma ennem pelgasin, ma kartsin, et see müük on nagu peale surutud, aga samas nüüd isegi rahvas nagu tänab selle eest, kui sa soovitad neile midagi. Et ta tänab selle eest, et tood selle kohvi või et sa pakud talle sihukest asja, siis ta näeb, et klienditeenindaja tahab, et klient oleks nagu olemas ja et kliendil oleks mõnus. Peale seda viimast koolitust see andis nii palju seda nagu powerit tööd teha, seepärast, et me tegime täpseid samme, mida just Vapianos muuta. Ning siis mul ei olnud tööpäeva, aga ma tulin ikkagi tööle, sest ma tahtsin nagu kohe proovida kõike seda, mis me rääkisime. Ja me Keidiga nagu võtsime kohe asja käsile ja Keidi oli siis kassas ja ta kassas seal kutsus ise inimesi sisse ja rääkis niimoodi sõbralikult naeratades, mis värk meil siin on. Ja mina võtsin inimesed vastu kassa juurest, juhatasin lauda ja seletasin. Ja seal baaris tegin hästi palju soovitusi, et kes ei osanud valida niimoodi ja klientidelt oli väga positiivne vastuga ja kohe, kui me seda tegema hakkasime, et kõik kliendid olid hästi õnnelikud, et et nii äge, et sa seda soovitasid ja väga hea pakkumine oli ja see oli hullult äge õhtu, kui ma siia tööle tulin tagasi.